Oleks nagu laste sünnipäeva pilt. Siin ei ole midagi positiivset. Saate aru, lõppemas olen. Big 20! Ma ilmselt hakkan tegema oma elu kõige hullema challenge'id ja see kõik algas ühest TikToki videost. Hetkel suplen ma niisama, kuid minu järgmine trenn on sinu otsustada. Üks follower võrdub üks ring selles basseinis. Sul on aega täpselt 24 tundi. Ma arvasin, et mul tuleb mingi 5–8 kilomeetrit, no maksimum 10. Aga nüüd ma siin olen, ma pean ujuma 27,6 kilomeetrit, mis on 552 ringi selles basseinis. Ja kell on praegu 9 läbi 11 minutit ja ma ei tea, hakkame peale siis. Lihtsalt siin on meil tahvel, igasse sellesse väikesesse ruudukesse tuleb 1 kilomeeter. Kokku on meil siis 27 kilomeetrit pluss 600 meetrit lõpus. No ilmselt suplemiseks siis. Muud siin keerulist ei olegi. Ring on tehtud, siis kaameramees tõmbab kriipsukese sinna ja niimoodi edasi. 1 kilomeeter on 20 ringi. Ma ujun terve aeg lühikeste lestadega ja kui keegi hakkab midagi seletama, et see ei ole päris ujumine, siis on küll, kuna ma ei ole mitte kunagi olnud tavaujuja, vaid ma olen terve elu olnud lestaujuja, siis miks ma peaks ilma lestadeta ujuma? Esimene kilomeeter on läbitud, loodame, et kõik läheb hästi, kõigest 26,6 veel minna. Ma arvan, et see tuleb tegelikult väga raske. Ma ei oska küll öelda, kui raske, sest et ujumine on asi, millega igapäevaselt ei tegele. Ja ma arvan ka teie vaatajad võib-olla ei saa sellest nii hästi aru, kuna 27 kilomeetrit näiteks rattasõidul ei tundu nii palju, aga ujumises on see ikkagi üpriski rets. No kõige rohkem mina isiklikult kardan lihtsalt seda, et Maikil hakkab jalg valutama. Aga mina hakkasin hommikusööki sööma ja head isu ka teilegi, kes te sööte. Igav on. Aga praegu ma nagu ei loe riike üldse enam ja ma lihtsalt ujun. Ja ma proovisin nagu jääda seisma niimoodi, et ma oleksin siin 3. kilomeetri nagu ruudukeses ja näed, õnnestus. Nii raske on maskiga rääkida. See ei ole väga hea, aga mul on põhimõtteliselt 50 minutit ujutud ja 3 kilomeetrit. Natuke halb on see. See on 3 tunniga 9 kilta. No ma ujun muidugi mega rahulikult ka. Suplen täielikult, aga... Laula mingit laulu endal peas. Ma teen mingid arvutusi ja värki. Ma korra mõtlesin, et mis siis, kui ma oleksin teinud challenge'it hoopis, et 1 ring võrdub 1 minut siin basseinis. Ja siis oleks 552 minutit. Ja siis ma sain aru, et ega väga vahet ei ole, see on ka nagu mingi 9 tundi. Ja tegelikult ma alguses tahtsin seda challenge'it üldse teha, et 1 ring võrdub 100 meetrit. Kas te saate aru, see oleks 60 kilomeetrit praegu. Ja lisaks sellele 24 tunni asemel ma tahtsin veel panna 48 tundi. Lihtsa haige peast ju. Ma olen tund aega ujunud ja mul on praegu üle 3,5 kilomeetrit. Ma tegelikult juba rats väsinud, ausalt öeldes. Üks tore mees kinkis mulle suure šokolaadi, et ma vastu peaksin ilusti siin. Ja see on nii lahe, aitäh. Ma arvan, et ma teen 10 kilomeetri peal mingi 10-15 minutit pausi ja lihtsalt istun ja puhkan, aga ma praegu proovin edasi ujuda. On lihtsalt hüpekas veits valutab, sest mul oli tegelikult nagu pool aastat hüppeliigese vigastus ja praegu annab tegelikult juba veits tunda, mis on suht paha. See on viis kõrta valmis, aga ma olen näljane loom. Nii raske on lihtsalt nagu järjest ujuda, see nii igav on. See väsitabki, et see lihtsalt sinna, tagasi, sinna. Oleks siis, et ujud kellegagi koos, vaata midagigi lõbusat, aga üksi on nii igav. 5 kilomeetrit on täis. Eluisu hakkab vaikselt kaduma. Poidi või mis joogid mul on? Ma teen hauli teile. See on pirniõunava, et suhkur saada. Lihtsalt vesi sees. Ja siin on mul isotooniline jook, siis lihtsalt süsiveslikud põhimõtteliselt. Ja kuna 5 kilta on täis, ma teen nüüd 10 minta pausi ja siis jätkame. Aega on läinud umbes 1,5 tundi. Võib-olla natuke oleme graafikust maas, aga ma arvan, et alguses olid ootused ka natukene suuremad. Ja mina ütleks, et ei ole tegelikult hullu. Tal küll jalga valutab või hüppeliiges. See võib teha selle challenge'i oluliselt raskemaks, kuna ta on tugev ja kohusetundlik. Ta kindlasti üritab anda ennast kõik, et see lõpuni viia. 21, midagi kilta veel. Ma ei jaksaks rattagagi sõita nii palju, aga küll. Praegu on kell 2 tundi 20 minutit ja 7 kilomeetrit, 7,5 kilta on valmis põhimõtteliselt. Ehk siis tegelikult ma ujun päris normaalses tempos, mulle tundub, ma arvan. Aga mul hüpekas valutab, mis on väga-väga halb, aga ma söön veid oma kommi ja joon mahla ja
mul oleks nagu laste sünnipäevapidu, see on kommi joon mahla. Ja siis ujun edasi ja siis 10 kilta peal ilmselt teen suurema pausi. Tere taas, kell on 11:53 ja meie oleme hittinud 8 kilomeetrit. Ei ole midagi öelda, ma olen väsinud reaalselt, nii väsinud. Kõige haigem on see, et kui 10 saab täis, siis ma ei saa öelda, et mul on pool valmis. Palju üks maraton on? Tavaliselt maraton. Nagu ujumise maraton. 10 kilta on tavaliselt maraton, see on ultramaraton. Mis aja ujutakse maraton? Ma ei tea. 10 kilta, mul on 10 kilta valmis ja nukker on see, et 10 kilta ei ole pool. At this point ma tahaks nii väga, et mul oleks mingi 20 kilomeetrit kokku, sest ma olen praegu siis ujunud põhimõtteliselt 3 tundi 10 kilomeetrit ja 17,6 kilomeetrit veel. 10 kilomeetrit on täpselt siuke, et võiks asjale joone alla tõmmata ja aitab küll, aga ei saa. Ei saa, mul on vaja veel ujuda. See. Kõik need veel. Igal juhul nüüd tuleb mulle toidupaus. Ma ilmselt söön oma pooliku banaani lõpuni. Söön ühe energiakeeli. Seekord siis mustsõstraama natukene joon mahla ja siis ilmselt mingi 10-15 minutit praegu puhkan ja siis jätkame. Ütleme nii, et hüpekas annab normaalselt tunda ja natuke hakkab parem õlg ära väsima kroolitõmmetest, aga I guess it's fine. Mul on low-key selline tunne, et ma võib-olla 10 kilti veel kannatan ära, aga mul on hüpekas nagu suht valus ja nagu haige on lihtsalt see, et kui mul on 10 ära, siis mul on 7,5 veel. Põhimõtteliselt 10 veel otsa. See on nii rets, see on reaalselt nii rets. Banaan pani plehkat. Kui väga hulluks läheb, siis ma pean mõtlema mingi ala karistuse välja, et iga kilomeeter, mis mul jääb tegemata, siis selle asemel teen midagi muud. Praegune prognoos igal juhul näitab, et 7 tunniga on 20 kilta. Ma olen tegelikult väsinud. Ma tunnen, kuidas kehast kaob jõud vaikselt ära, et kui ma nagu ujun, siis näpuotstes nagu on nõrkus sees. Siin ei ole midagi positiivset. Ainuke asi, mis mind lohutab, on see, et mul on kotis üks suur kaneelisai ja ma olen seda hoidnud, et kui mul nagu saab tehtud, siis see on mul nagu auhind. Aga raudselt mingi 2 minta pärast siin videos ma söön seda. Ma olen nii väsinud. 11 kilomeetrit valmis. Hüppeliiges räiget valutab. Brigaad on kohal. Lähme ujume veits. Mitte küll 10 kilta, aga äkki 600 meetrit. Mina ei jaksa nii palju. Tõesti hüpekas mega valutab ja ma olen mega väsinud. Ja mul on 11 kilomeetrit valmis. Nii et Oshu läheb ujub äkki kilomeetri mulle. Ma olen otsi andmas. Ma olen reaalselt otsi andmas. Ma olen lõppemas. Saate aru? Lõppemas olen. Pool tundi läbi. Mina ujusin poole tunniga kilomeetri. No, näitab, kuidas inimene, kes ei tegele ujumisega, kui raske see päriselt on äkki. 27 kilomeetrit. Mina ujuks seda umbes 24 tunni. Mul on nii vassu. 13 kilomeetrit on vist valmis. Oshu ujus mulle kilomeetri, aga varsti tuleb mu W-pops. Aitab mind natukene, aga mul on nagu... See on ebareaalne challenge. Nagu ma alguses tegelikult ütlesin ka, siis mõtlesin, et mul tuleb mingi 5 kilta, no 10 max ja nagu 10 oli tehtav. 13 kilomeetrit ei ole isegi pool. Kui sa siin videos juba nii kaugele oled jõudnud, siis suur aitäh sulle. See ei ole lihtsalt tavaline ujula, kus ma selle challenge'i läbi tegin, vaid see on ujula, kus ma õppisin ujuma. Jüri Ujula tuli selle hullumeelse ideega kaasa ning võimaldas mul selle projekti ellu viia. Suur aitäh kogu Jüri Ujula ja Rae spordikeskuse tiimile toetuse eest. Ma ootan, et mu W-pops tuleks, aitaks mul ujuda natukene. Kas või nagu see, et keegi ujub muga koos, on suureks abiks, sest et väga raske on, väga raske on. Natuke puhkan ja siis proovime edasi ujuda, kuigi see on täpselt, nüüd ma olen jõudnud sinna faasi, et mu on 2 ringi ja siis ma tahaks nagu lõpetada lihtsalt. Ma ei jaksa enam, see on rets. Mu hüpekas on nii valus, et ma reaalselt ma ei tea, mida ma eluga teha. Ma arvan, et paps tuleb ujub mulle veits, siis äkki Oshu ujub mulle veits veel. Ja siis mu on nii palju, kui ma suudan veel, aga mul on tõesti, ma ei suuda enam nagu jalga alla lükata. See on nagu rets, aga noh,
äkki me saame 20 kilta täis. Täis on saanud umbes 15 kilomeetrit ja 2 ringi. Oleme halvas kohas. Natukene aitasin ujuda. Maksimum 2 kilomeetrit olen mina üksi ujunud, mis on olnud väga raske minu jaoks, kuna ma ei ole mingi üle poole kilomeetri kunagi ujunud. Ja see, et ta on teinud üksinda 13 kilomeetrit ja isegi rohkem, on tegelikult unreal, kui selle peale mõtlema hakata. Üritame ujuda nii palju kui võimalik, palju hüppeliiges kannatab. Anname endast parima. Palju kilomeetreid juba on tulnud? 15 ja palju veel on? Üles teeme selle viimased 5 ära. 27 on vaja kokku, aga 27 või? 10 kilta jääd. Ainult 10 või? Sellega ei saa soojakski. Maiki Paps, To the Rescue brigaad on kohal ja W Paps kommentites. Palju Paps tuli appi, sest et mul on natuke 16 kilomeetri, nii et Paps aitab mul veits ujuda õnneks, aga natukene veel ja siis meil on 17 kilomeetrit valmis ja ma olen täiesti ribadeks. Ma lihtsalt vaatan neid nagu tühjasid ruudukesi, mis siin veel on, mida kõik on vaja täis ujuda ja reaalsus on see, et 17 on valmis, aga terve maraton on veel. Siis kui mingi 15 kilta oli täis, siis ma hakkasin nutma, sest nii raske on. Täis on saanud 19 ja peale kilomeetrit. Maiki on hakanud ujuma jälle, kuna mul tundub lihtsalt pressure'i pärast tema jaoks. Meie ujumine läheb küll kirja, aga tema otseselt sellega nõus ei ole. Siis sellepärast ta hakkas nüüd uuesti jälle ujuma. Kardan, et läbi valu lihtsalt nii palju ringe läheks kirja, kui tema on ujunud. Praegu on meil 19,5 kilomeetrit tehtud. W Paps tegi 2 kilta ja W Oss tegi ka 2 kilta, ehk siis 4 kilomeetrit 19,5 on abivägedega, aga endiselt, kui vaadata seda, kui palju ma juba ujunud olen, siis tegelikult ma arvan, maksimum, mis ma enne olin ujunud, oli mingi 7 kilomeetrit, võib-olla 8, ma kahtlen, 7 tundub siuke loogiline, ehk siis kui ma juba 10 ära ujusin, siis ma tundsin, et ma olen nagu hästi ujunud, ehk siis jah, kui 19,5 4 kilti maha võtta, see on siis 15,5 kilomeetrit ma olen ujunud täna, see on tegelikult päris crazy, kui mõelda. Mul hüpekas tegelikult räigelt valutab. Mul ongi praegu juba see, et mul on 2 ringi ära ja siis ma tahaks lestad ära võtta, sest et nii valus on. Ehk siis see on natukene keeruline hetkel, aga see 4 kilomeetrit, mis on aidatud, see on räigelt tegelikult juurde andnud ja väikegi eluisu tuleb tagasi, ütleme nii, sest et vahepeal oli ikka päris korralik breakdown. Ja motivatsioon on ka suurem, kui keegi nagu tuleb aitab, sest kui sa üksi ujud, on päris raske. Ujungi 2 ringi kaupa, ma katsun järjest listi suunda enam. Natukene veel ja siis 20, proovige selle ära ujuda ja siis vaatame edasi. 20, big 20, mu jalg ei ole sellist koormust saanud nagu täna. Ilmselgelt hakkab valutama. Ja kes ütleb mulle, et ma skämmisin selle challenge'i, et mul oli natukene abiväge 4 kilomeetrit, siis ei. Ma ei allu sellele provokatsioonile, ma tunnen ennast niigi halvasti. Võib-olla see ei tundu, on ju, aga mul on nagu terve keha täiesti läbi. See on ikka 20 kilomeetrit ujuda. Ma isegi ei jaksa 20 kilomeetrit joosta. Anyway, siin on, nagu me näeme, big 20 kilomeetrit. Te kindlasti mõtlete, et sul on ainult 7,5 kilomeetrit jäänud, et mis see siis on? Mu hüppeliiges on nii valus, et ma olen otsustanud, et 20 pealt tõmbame praegu joone. Sportlasena oli väga raske tunnistada, et pean selle challenge'i katki jätma. Ma olen harjunud kannatama, pingutama ja andma kõik selle nimel, et jõuda finišisse. Esimest korda mainisin video jooksul, et mu jalg valutab umbes 3,5 kilomeetri peal. Lõpuks ujusin sellele valule otsa veel umbes 13 kilomeetrit. Mingil hetkel pidin endalt ausalt küsima, kas ma jätkan lihtsalt selleks, et tõestada midagi internetile või teen otsuse, mis võimaldab mul ka homme sporti teha. Jah, ma ei suutnud üksi ära ujuda lubatud 27,6 kilomeetrit, aga ma andsin sellele väljakutsele ausalt kõik, mis mul sel päeval anda oli. Minu peamine eesmärk oli pingutada nii palju, kui ma suudan, kuid samas mitte teha endale liiga ja rikkuda oma sportlaskarjääri täielikult. Mul jäi siis tegemata 7,6 kilomeetrit.
ja jäta siis kommentaar, et mis ma selle 7,6 kilomeetri asemel võiksin siis teha. See on ebareaalne challenge olnud. Ausalt öeldes never again. Tahaks ropendada, see on reaalselt rets. Ja see valu lihtsalt, mis mul praegu hüppeliigeses on, see on omamoodi ka rets. Pane siis like ja subscribe ja varsti siis tuleb uus video, mis on siis see karistus longest swimming workout. Ja ma ütlen, see on küll üks asi, mida ma mitte kunagi üle ei tee, sest ma ei kavatse mitte kunagi enam nii palju ujuda järjest. Nii et ei, mulle aitab. Kat.